Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 119. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu hoobis. Täna on külas üks meesterahvas, kelle puhul mul tõesti vahepeal lööb pähe lühis, et ma ei tea, mis ajast täpselt ma teda tean. Kas sellest ajast, kui me oleme rääkinud lipuseltsi tegemistest või sellest ajast, kui ta oli Sindi linnapea, no mina ei tea. Tere tulemast, Marko Šorin. Tere tulemast ja tänan kutsumast. Ja enne kui me siia hakkasime salvestama, siis samal teemal korra peatusime ja siis sa tõid välja, et me ikkagi juldjuhul, kui sinu peale mõtlen, et siis on see ikkagi Sindi linnapeana, on ju? Jah, sa oled mõned aastad tagasi tunnistanud seda, kui ma tulin raadiosse ka ühte intervjuud andma ja sa ütlesid, tee, mis sa tahad, aga nii-öelda sinu kujutluspildis või tuleb ette kohe Sindi linnapea. Ja, Kaua sa olid Sindi linnapea? Ma olin 2011 kuni 2016 aasta november, ehk siis pisut üle 5 aasta. Ja enne linnapeaks saamist ma töötasin 1,5 aastat abilinnapeana. Kuidas sinu teekond üldse poliitikasse alguse sai? Et kui me nüüd täitsa nagu rohujuure tasandile tagasi läheme? See on mõnes mõttes võib-olla on huvitav, vähemalt mulle endale tundub, et on huvitav, et kooli ajal oma pinginaabriga sai pidevalt räägitud, et poliitika on selline mitte kõige positiivsema kuvandiga valdkond ja et me ei kumbki kunagi sellega tegelema ei hakka. Ja siis, kui ma õppisin Pärnu majanduskoolis ja sain kokku oma tulevase naisega, kes sel ajal oli nii-öelda tõsine pruut mul, siis sai temaga isegi kihlvedu veetud, et mitte kunagi poliitikasse ei lähe. Või siis natukene sai maha võetud, et hea küll, et järgmise 10 aasta jooksul ei lähe. Aga siis kihlveo vahele pandud tordi ma pidin talle juba sama aasta oktoobris tegema, kui mind valiti Sindi linnavolikokku, et ma olin siis 22 aastane. Nii et ilmselt see on see alguspunkt. Ma mõtlen, kuidas teil üldse tuli mõte, et selle peale nagu kihlvedu korraldada, et sa pidid ikka väga nagu siis vastanne olema, et muidu ju inimene ei tule selle mõtte peale, et lähen ei lähe, lähed küll, ei lähe, kas ei tund tordi sul, aga ei lähe, on ju. Jah, paraku me mäleta, mis kontekstist see selline vaidlus või arutelu meil tuli. Ma küll mäletan isegi täiesti seda kohta, kus me selle nii-öelda kihlveo sõlmisime, et see oli Port Arturi ristmikul. Et ei oska kujutada, et võib-olla me siis rääkisime juba, et mis tulevik meil ühiselt tuua võib, et kas siis sellel teemal tekkis see. Aga loomulikult see kihlvedu ei olnud selline hambad ristis, vaid ikkagi väga selline, et ükskõik kumb võidab, et võita mõlema poolne. No sa oled nüüd tõesti poliitikas olnud väga-väga pikalt, et kuidas sina tunnetad, et kuidas see poliitmaastik nagu muutunud on? Ma ei mõtlegi jõujooni kui selliseid, vaid nagu pigem see üldine meelestatus ja üldine selline käitumine ja kõik muu sinna juurde nii-öelda. Ma arvan, et ma saan su küsimuse tagamõttest väga hästi aru. Muutunud on selle ajaga võrreldes, kui siis 94 aasta, 96, vabandust, oli see jah, et kui ma olin 22 aasta. Kõik on muutunud, kogu Eesti elu, meie elatustase, ootused riigile, avalikule sektorile, kõik on muutunud, mille tõttu väga retooriliselt küsitakse aeg-ajalt, kas me sellist Eestit tahtsime ja kindlasti leidub seltskonnas keegi, kes ütleb, et mitte mingil juhul sellist Eestit ma ei tahtnud. Ja aga kui küsida või paluda tal võrrelda, siis kas siis tal on mõni eeskuju riik kuskilt lähemalt võtta, siis tihti lugu see sama inimene saab aru, et meil on tegelikult väga hea elu. Ja kui sinu küsimus oli see, et mis siis muutunud ongi kindlasti see, et poliitikud on muutunud, kui me võtame Riigikogu, et esimesed Riigikogu koosseisud peale seda, kui ülemnõukogu oli lõpetanud, et nende ees seisis sisuliselt Eesti riigi seadusloome üles ehitamine. Nemad ladusid vundamenti, et me peame selle eest neile tänulikud olema, et ja kindlasti oli Riigikogu liikme staatus ühiskonnas ka pisut teine, et nad olid sellised väga äravalitud seltskond justkui, et tänasel päeval inimene ei häbene sotsiaalmeedias ükskõik keda poliitikutest ette võtta ja nahutada teda
kas siis tema arvates tehtud töö eest või tegemata töö eest. Et sellel ajal võib-olla suhtuti poliitika tegijatesse natukene suurema lugupidamisega kui tänasel päeval. Jah, nagu sa tõid väga õigesti välja, et aeg oli teine, et üks on see, kui sa hakkad midagi üles ehitama, teine on see, kui sa seda heaolu ühiskonda nagu lood, on ju. Ja nii või naa on probleemid ju ka inimestel ajas nagu muutunud, et see fookus on nagu muutunud, on ju. Ja siis nagu peabki ju ka vastavalt sellele neid ümberkorraldusi nii-öelda tegema. No ütleme, probleemid on muutunud ja ka ootused on, et kindlasti selliseid avaliku sektori poolt osutatavaid teenuseid, mida tänasel päeval peetakse väga loomulikuks, siis ma julgen väita, et 90-ndatel keegi ei julgenud seda isegi oodata, et see võimalikuks saab ühel hetkel. Et siin mul pähe tuleb kindlasti sotsiaalvaldkond, et kui suur edasiminek on selles sotsiaalvaldkonnas, kus me kunagi tulime ja kus ta tänasel päeval on, et kus see teenuste valik on ääretult lai, ühiskonna gruppidele mõeldud teenused on väga lai spekter, kellele on mõeldud ikkagi teenuseid. Et see on ikkagi, näitab Eesti riigi kvaliteeti tegelikult. Jah, kuigi siinkohal ma natukene võib-olla selles kohas oponeerin ja mitte üldse nagu pahatahtlikult, aga olles ise ka nüüd natuke ninapidi sees olnud ja näinud ka nende teenuste rahastuse poolt, nii-öelda riikliku rahastuse poolt, siis meil on teenused, aga meie riiklik rahastus veel üleliia hästi ei ole järgi tulnud sellele teenustele nii-öelda. No alati on see jah, et millega võrraldi, et ega ma seda nii-öelda sinu oponeerimist tagasi ei hakka lükkama, et loomulikult ma olen ka seda näinud, kui tihti lugu teenuse osutamiseks, et seda teenust osutada nii, nagu ta on mõeldud, on tunduvalt rohkem kulutusi, et juba personali osas, personali palkamine, et sotsiaalvaldkonna inimesed kõik avalikus sektoris nendes müts maha. Et see on valdkond, kus on ju peamiselt mured, rõõmu on seal vähe, et need on tõeliselt tublid inimesed. Öeldakse, et inimene hea meelega maksab lõbustuste eest, eks ju, reisid või mingisugused ägedad kohad või võimalused, aga ega ta väga naljalt ei maksa nagu kannatuse eest, et selles mõttes, et kas või see sama hoolekande pool, eks ju, kui keegi lähedane vajab hoolekandeasutuses viibimist. Ega siis ju tahaks küsida riigilt selle raha kohe, et mis mõttes mina pean nüüd kinni maksma, on ju. Aga eks on see selline nagu koht, kus me saame ka iga üks inimesena ise mõelda, kui palju ma ise olen nõus nagu panustama ja kui palju mul on võimalik panustada. Nojah, see võrdlus on muidugi see, et need kulutused on tavaliselt pikaajalised. Et kui me võtame kas või omaks hooldus, siis see on päris pikkadeks aegadeks. Tavaliselt jah, et aga lõbustuse saab võtta ühe reisi päikese alla ja tagasi tulla ja selles mõttes tundub võib-olla konkreetsem. Ja. On hoomatavam ka teisipidi? Ilmselt küll, jah. Räägitakse ka meil aeg-ajalt sellest, et riigi poolt just kui me võtame mingid mudelid üle ja siis tahetakse suunata rohkem seda vastutust kohalikule omavalitsusele. Mis iganes mõttes siis, haridus, sotsiaal, mis iganes mõttes, eks ju. Kuidas sa selle mõttega saad nagu nõustuda või mitte nõustuda? Kuna ma olen olnud nii riigi poole peal, kui ma pean silmas seda, et olen olnud Riigikogus ja olen kohalikus omavalitsus ka olnud, siis ma olen näinud seda mõlemat pidi. Ja pähe tuleb päris mitu näidet, kus on riigi poolt rahastatud mingisugune uus hüve ühiskonna jaoks. Seda on ka rahastatud, aga kuna jõuõlg on riigi poole peal, siis mõne aasta pärast öeldakse, et see raha, mis oli mõeldud selle teenuse osutamiseks, on nüüd üldiste omavalitsusele antavate tulude sees. Et siis öeldaksegi, et see oleks justku nagu kohaliku omavalitsuse autonoomia osa, et nüüd kohaliku omavalitsus otsustab siis, kui suur rahastus sellele samale teenusele jääb. Ehk et sisuliselt rahastus on olemas, lihtsalt ta on nagu teiste tulu osade sees. Seda on nii mõnegil puhul öeldud, et näiteks 3 aastat on siis raha tuleb riigi poolt konkreetselt mingi teenuse jaoks ja siis 4. aastal öeldakse, et vaadake nüüd selle rahaportsu sisse, mis me teile anname, et ta on sinna hulka arvestatud. Aga kas ta on sinna arvestatud või ei ole, see on ise küsimus.
Et vahetevahel mulle tundub, et poliitikas olles peab olema hästi esiteks tugeva selgrooga on ju, nagunii, teiseks rahuliku meelega ja kolmandaks ka kannatliku olemusega, sest et suures plaanis ma arvan, et ei ole nagu vahet, mis otsused on, rahulolematus on nagunii. Ja ma arvan, et see on ka poliitika normaalne osa või ühe terve riigi normaalne osa, et kui inimene, mingi osa inimestest ei ole rahul, siis see tegelikult mulle tundub, et näitab pigem nagu head kliimat riigis. Et kas sellised omadused on nagu sünnipärased või need kuidagi poliitikas olles ka nagu kasvavad? Kindlasti kasvavad ja see on elukogemus, et kas see elukogemus saavutatakse nüüd poliitikas olles või siis mujal, miks mitte ka erasektoris, sest ega ma ei ole eluaeg olnud avalikus sektoris tööl, et ma olen ikkagi väga suure osa oma elust olnud ka erasektoris töö. Et mulle õnneks ei saa süüks panna, et sa pole päris elu näinud, et olen ikka. Ja võib-olla tavaliselt arvatakse või öeldakse, et poliitikul peab olema paks nahk. Ja mida see paks nahk kellegi puhul tähendab, pigem ilmselt ongi need samad iseloomu omadused, mida sa välja tõid. Aga kui sa siin osundasid kannatlikkuse peale, et siis avalik sektor ennekõike just riigi poole pealt, siis seal need otsused võivad ollagi väga pikaajalised, enne kui nad mõju avaldavad. Et seda ongi ju öeldud, et erasektoris tehakse otsused väga kiiresti ära ja nii-öelda see kursi muutus võib toimuda üleöö, aga avalik sektor, riigisektor, seal ikkagi sellised järsud suunamuutused ei ole kunagi head. Et see on üks suuremaid erinevusi erasektoris ja avalikus sektoris. Mis ei tähenda seda, et avaliku sektori inimesed oleksid kuidagi aeglased. Ei ole, aga lihtsalt nendel on rohkem siis koostöö gruppe, kelle huvidega arvestada. Et kui erasektor arvestab omanike, võlausaldajate ja klientide arvamusega, ehk siis just kui nagu hästi lihtsustatud mudeli järgi on 3 huvigruppi, kellega tuleb arvestada, siis avalikus sektoris on see huvigruppide hulk palju suurem, kellega tuleb arvestada ja tuleb leida seal see õige tee. Et otsustajad saaksid aru, et ei pea omama kogu informatsiooni maailmas, mis saada on. Et ei ole see, et lükkame otsuse edasi, sest homme me saame jälle midagi uut teada, üle homme veel rohkem. Et otsus tuleb teha selle info põhjal, mis on olemas ja parima teadmise juures teha parim otsus. Aeg-ajalt on paratamatult see, et see otsus tuleb ära teha, aga keegi mingisugused ebapopulaarsed otsuseid ju väga teha ei taha, mis on ka loogiline. See tsükkel on ikkagi ju piisavalt lühike selleks, et inimeste mälu on väga terav selles osas, eks ju. Et kui tuleb teha mingisuguseid ebapopulaarseid otsuseid, et mis see tagama või kuidas see nagu sünnib ja kuidas see eeltöö selle nimel on, et kuidas need kokkusaamised, kuidas need arutelud on, et keegi ei taha ju see paha inimene olla, on ju. Jah, et eks see paha inimene ilmselt ta selle sildi saab endale mingi ühiskonnagrupi käest. Ja võib-olla, et leidub ühiskonnagrupp, kes ütleb, et otsus mitte ei olnud paha, vaid vastupidi, et oli väga hea. Selleks, et saavutada võib-olla mingisugune teine või hoopis mingisugune kolmas tulemus, mis esimesele grupile kätte ei paista või see neid mõjutab siis halvasti või mitte. Et üks asi on see maksuküür. Et mitte, et ma tahaks nüüd maksuküüru siin analüüsida ja lahata, aga sel hetkel, kui ta kehtestati, ta oli analüüsi tulemusena kehtestatud teatav summa ja mis oli selle maksuküüru kõige suurem viga, ta jäi koha peale seisma. Elu läks edasi, elukallidus läks suuremaks, keskmine palk tõusis, aga maksuküür jäi paigale. Ehk siis ta lõpuks lõi kõige valusamaid neid inimesi, kelle kaitseks ta oli mõeldud. Nii et kes ütleb, et õnneks on see nüüdseks läbi, aga jah, tegelikult oli see, et hea eesmärk lihtsalt jälle lõpuni ei kandnud. Aga see on ju kurb selles mõttes, et kuidagi nagu mingid asjad justkui ei arene lõpuni ära, vaid nad jäävadki, nagu sa ütlesid, nagu toppama. Aga ometigi peaks ju seda ka olema ette näha, et meil on ju, ma eeldan, ka riigi tasandil
väga palju erinevaid spetsialiste, nõuandjaid, kellel on väga laialdased teadmised, keda nagu võiks kuulda võtta, et kas siis mingil hetkel on see, kus nagu ei võeta kuulda või lihtsalt on see, et me kõik eksime? Eksimine on loomulikult inimlik ja eksivad ükskõik milline poliitiline jõud või milline poliitik, aga kui me nüüd jäime kinni sellesse maksuküüru, et siis ta tegelikult saabus üks sündmus, mida ilmselt ei osanud mitte ükski hea analüütik ette näha, ehk siis COVID-i kriis. Et ma mäletan 2020. aasta algust, kui üks Eesti poliitik Euroopast meie telefonivestluse ajal rääkis, et kujutad ette, et arutatakse seda, et lennuliiklus pannakse maailmas seisma. Et see on nüüd täiesti võimatu, et seda ei ole võimalik teha. Ja vähem kui 2 kuu pärast oli see reaalsuseks saanud. Et ikkagi need sündmused olid midagi sellist, mida ei kujutatud ette, et maailmas on võimalik nii-öelda siis läbi kogeda. Aga kas need kaks omavahel on nüüd otseselt seotud või kogu tähelepanu läks nüüd selle COVID-i peale, ei oska mina vastata. Aga jah, et tulevik võib tuua siiski selliseid sündmuseid, mida ka parimad analüütikud ei oska ennustada. Ühe näitena on toonud, et 30ndatel oli maailmas üks väga tunnustatud nii-öelda futuroloog või kes tegi tuleviku ennustusi, professor Lowe. Ja siis ma olen ühest 37. aasta ajalehest näinud, kus ta arutleb, et kunagi tulevikus saab tavaliseks, et inimesed reisivad maa ja kuu ja planeetide vahel. Ja et see ilmselt toimub järgmise 400 aasta jooksul. Aga ta parandas ennast, aga see võib juhtuda ka varem. Ja selles mõttes vähemalt meile räägitud ajalugu ütleb ju, et kosmoses ja kuul käidi ära järgmise 40 aasta jooksul. Nii et tulevikku ette maalida on iseenesest nagu suhteliselt lihtne, sellepärast et seda ääretult raske sel hetkel ümber lükata, et tulevik tuleb selline. Aga tagantjärele vaadates on ju päris naljakas, et võtame kas või meelelahutusmaailmast film Tagasi tulevikku. Et kui seal näidatakse aastat 2015, mis meie jaoks on juba kauge minevik, et sel ajal on lendavad autod ja nii edasi, et need filmitegijad küll panustasid, et nad näevad tulevikku ette, aga nagu me teame, siis tulevik päris selline ei olnud. Ja võib nii minna ja võib naa minna, on ju. Just. Kui me räägime poliitikast, siis nagu kohalikul tasandil või siis riigi tasandil, kumb on lihtsam? Kuni saab üldse võrrelda? See on hea küsimus. Kõige lihtsam oleks öelda, et nad väga võrreldavad ei ole. Et ma mäletan seda, et kui ma töötasin Sindi linnapeana, siis Pärnumaa omavalitsuste liidus aeg-ajalt ikka võeti kiruda ka Riigikogu liikmeid. Ja mäletan ühte kolleegi, ühte vallavanemat, kes rääkis, et ei tea, et kust nendel Pärnumaalt pärit Riigikogu liikmetel mõistus ära sõidab, et kas see on juba Märjamaal või alles Toompeal. Et see mõttetera jäi mind saatma terve selle aja, kui ma ise olin Toompeal. Ja ma kogu aeg või väga tihti mõtlesin enda kohta, et peaasi, et kellelgi ei jääks mulje, et ma olen nüüd nagu see, kes on Märjamaal mõistuse koju jätnud. Et kohalik omavalitsus tegeleb ka igapäeva probleemidega, sõna otseses mõttes. Et tuleb inimene uksest sisse ja räägib probleemist, mis tal on käesoleval hetkel tema suureks mureks. Riigi tasandil pigem seataksegi jälle tuleviku mõttes mingisugust vundamenti. Et see erinevus on kindlasti. Ja erinevus on kindlasti Riigikogu liikmetel ka selles, kust kohast nad pärit on. Et võtame kas või Tallinna või Harjumaa inimesed, nemad töötavad sisuliselt ju kodust. Aga kõik ülejäänud, kelle kodud on ju üle Eesti laiali, olgu ta siis Saaremaalt, Tartumaalt või minu puhul siis Pärnumaalt, siis sa oled ikkagi kodust eemal. Ja sa oled nagu töölähetusel terve selle aja. Et kui sul pere on ikkagi siin. Ja sellega vahel võis juhtuda ka kurioosumeid. Ma ühe juhtumi räägin, et oli ühe seaduse 3. lugemine. Ehk siis kui Riigikogu enamus hääletaks poolt, siis seaduse muudatus oleks jõustunud. Aga
see oli selline seadus, mis väga suurt poleemikat ja probleeme ei tekitanud ei koalitsiooni pealt ega opositsiooni pealt, mille tõttu koalitsioonipoliitikud muutusid nii-öelda laisaks. Ja Tallinna omad, kes läks oma lapse lasteaia peole, kes läks mingile muu koosolekule, mõni võib-olla läks grillima ka, seda ma ei tea. Aga igal juhul väga paljud Harjumaa poliitikad olid millegipärast kadunud sellel päeval Riigikogust. Ja opositsioon oli vist sellega arvestanud, nemad olid jälle jäänud kõik tööle. Ja nad hääletasid selle seaduse muudatuse maha. Üllatus sellepärast, et muidu ei olnudki sellega probleemi, aga sellega näidati tegelikult koht kätte siis koalitsioonipoliitikutele, et ka teie peate tööd tegema, et ei ole niimoodi, et keegi läheb lasteaia peole. No aga samas on see ju justkui nagu õige, et nagu peakski nii olema. No täpselt, see oli selles mõttes õige koha peale vajutati, et nagu ma ütlesin, et muidu ei olnud selle seaduse vastu, ei olnud suurt debatti peetud selle üle, et mõlemad pooled, nii opositsioon kui koalitsioon sai aru, et pigem teha. Mis tähendas seda, et see seadus võeti vastu siis 2 kuud hiljem. No see on see, kui natukene, nagu sa tõid välja, muutud laisaks. See oli hea näide ja mul oli selles mõttes, kuna mina Harjumaalt ei olnud, siis mina olin üks nendest, kes oli saalis ja seda oli kurb nagu vaadata, et kuidas sina, kui sa selle protsessi sees tegelikult oled? Et jah, see üks näide on ju, aga kui sa selle sees igapäevaselt nagu nii-öelda oled, et kas siis saab sellega nõustuda, et mõni käib seal lihtsalt aega nagu täis tiksumas on ju, et see, mis nagu päriselt oluline on, et kuhu see fookus suunata, mida siis nagu riigi heaks teha on ju, või miks ta seal Riigikogus üldse on ju, et kui palju seda siis nagu tegelikult on? Jah, eks olen ka mina ju kuulnud seda, et vähendame Riigikogu liikmete arvu ja mida nad seal teevad. Riigikogu liikmetest välja paistab väga väike osa. Ehk siis kelle puhul, ütleme siis tavapoliitika vaatlejal või tava inimesel tekib mulje, et tema on nagu loomulik, et tema on seal Toompeal. Et neid on oma jagu ja kindlasti iga ühe jaoks on oma nii-öelda iidolid. Ja siis on nii-öelda nähtamatud poliitikud ja siis on ka sellised poliitikud, kes Riigikogus mitte kunagi sõna ei võtagi. Et nende ülesanne on siis koalitsiooni peal olles tagada, et tema hääletusnupp saab alati vajutatud nii nagu koalitsioonis on kokku lepitud. Aga seda, et Riigikogus nüüd otseselt tööd ei tehta, sellega päris nõus ma kindlasti ei ole. Sest need, mis avalikkusele jõuavad, et kas tühi Riigikogu saal või hästi lühikesed istungjärgud, et see ei peegelda seda tegelikku elu. Et Riigikogu on ju ikkagi läbilõige meie ühiskonnast, on silmapaistvamad tegelased, on töömesilased ja siis on sellised, kes lohisevad mõnuga kaasa, aga kui on tarves, siis nad teevad oma osa ära. Ja need, kes on tuntumad poliitikud, nendel on loomulikult ka kergem igal järgmisel valimistsüklil osutuda ka valituks, et võõral on keerulisem. Et ma ühe näitena toon enda näide on see, et kui eelmises koosseisus ma olin Riigikogu liige ja kui Riigikogu see koosseis lõpetas, siis ma olin statistika järgi Keskerakonna fraktsioonis olnud 3. sõnavõttude arvult. Aga nii kui ma ütlesin, ega see väga palju ju välja ei paistnud. Et paraku nii ta on. Et ega see on konkurents nagu igas teises valdkonnas. Mulle tundub, et mitte rohkem meil nagu näidatakse läbi meediaga seda tühja saali, seda nagu tühja vahu eesmärgil, ütleme siis nii, et nagu mitte töö tegemist justkui, eks ju. Et seda rohkem jääb ka nagu mulje, et ongi jah, niisama istumine ja miks üldse seda nagu vaja on ju. Et mulle näib, et mida rohkem me räägime ja teadvustame sellest tegelikust osast, sellest tegelikust tööst on ju. Et seda vähem on ka võimalik inimesi mõjutada, et justkui on lihtsasti mõjutatavam, kui ei omada täit tausta, vaid omab väikest ülevaadet, mida siis nagu väike uudise lõigukene annab nii-öelda. Selle kohta vist öeldakse, et seda, kuidas tehakse poliitikat ja vorsti ei tasu oma silmaga näha. Et ma ei taha nüüd mitte millegile halvale suunata, aga eks ta niimoodi on, et tihti lugu peaks teadma ka jälle seda konteksti, et miks see saal tühi on. Et seal ju arutatakse vahel
mõne erakonna nii-öelda ainult nende tõstatatud küsimust. Ja siis kas või siis sellise poosi välja näitamiseks teised saali ei lähe. Ja muidugi sel hetkel siis tehakse videolõigud sotsiaalmeediasse, tehakse pilte ja pannakse, et näed, meie kõik oleme kohal, ülejäänud saal on tühi. Et alati peab teadma konteksti, see ei tähenda, et see on iga kord niimoodi. Et eks ta kipub niimoodi olema, et eks igaüks näitab ikkagi oma paremat palet ja mis on loomulik, et nad ju suhtlevad oma valijaskonnaga ja kui oma valijaskond sellest innustub, siis on ju see täitnud oma eesmärki. Samas teisipidi inimene, kellel ei ole seda konteksti, temal jääb nagu jube mõru mulje. Absoluutselt, ma olen täiesti nõus. Hea näide jälle COVID ajast. Et siis oli mingisugune aeg, oli täiesti selline, et Riigikogu istungid toimusidki, et saalis ei olnud kedagi. Kõik olid kodudes läbi siis programmide. Ei hakka nimetama siin, millist programmi kasutati. Ja siis mu abikaasa nägi ka ära, miks ma ei saa talle vastata, kui ta vahel helistas mulle ja küsis, et et kaua sul tänane tööpäev kestab. Ja ma ütlesin, et ma ei tea, aga et täna on näiteks 14 päevakorrapunkti. Ja siis ta tegi ette, et kuidas sa ei tea, et tead ju umbes kaua kestab. Ei tea. Ja siis kui ma kodus istungitel olin, siis ta sai aru, miks ei ole võimalik öelda, et mõne punkti arutelu kestab võib-olla seal 10 minutit ja järgmine päevakorrapunkt kestab 3 tundi näiteks. Et seda ei võinud kunagi ette teada täpselt, mis see on. Millest see sõltus või mis see taust oli? Sõltub sellest, et kas teema oli mõnele erakonnale või tema valijaskonnale siis valus. See sama, mida me siin mõni aeg tagasi rääkisime, et kes siis võitles oma nii-öelda siis maailmavaate eest, näidates, et nad on kas sellele väga teravalt vastu või siis kes üritas selgeks teha, kui hea eelnõuga on tegemist, et neid arutelusid on peetud seal ju väga, väga tõsiseid, et üks teema kindlasti on presidendi otsevalimiste teema, mis on osadele erakondadele nii-öelda lipukirjaks, et nad võitlevad selle eest alati, olenemata Riigikogu koosseisust või nende fraktsiooni suurusest Riigikogus. Ja siis on erakonnad, kes seda teemat väga tõstatada ei taha. Aga sina nüüd olles poliitikast nii kaua ikkagi tunned, et see on see koht, kus peab olema, et kus sa saad nagu päriselt midagi ära teha ja paremaks muuta? Kui ma rääkisin siin varasemalt, et sattusin kohalikku poliitikasse 96. aastal, olles 22 aastane, siis ma olin volikogu liige 6 aastat ja siis vahepeal ei kandideerinud üldse. Et ma sain aru, et tööandjale see väga ei sobinud, kuigi seaduse järgi tööandja peab lubama volikogu liikmel volikogu koosolekul osaleda. Aga kui järgmise päeva hommikul kella 8 antakse tööülesanne, mis peab olema kindlasti tehtud, siis minusugune noor inimene sai aru, et järelikult ma volikogu koosolekul osaleda ei saa. Ja siis ma otsustasin, et rohkem ei kandideeri. Ja mis seal salata, eks siis on elu natukene selles mõttes lihtsam, et probleemidest, mida näeb kohalik volikogu liige, tavainimene lihtsalt ei ole teadlik. Kui paljude probleemidega tuleb teha, kui suured on mõned probleemid, mis näiliselt võivad tunduda väikesed. Et see vahepealne aeg oli selles mõttes murevabam. Olid muud elumured. Aga loomulikult, kui olla selles sees ja olla pikemaajaliselt sees, siis mõned probleemid, mis on küll väga-väga valusad inimestele, on ikkagi lahendatavad ja siis see pakub ikkagi teatavat eduelamust ka, kui mõni selline väga pikaaegne probleem saab lahendatud. Ja loomulikult selle kogeb ka seda, et kõikide inimeste jaoks ei ole üks ja sama küsimus probleem. Et ma olen üldjuhul jaganud niimoodi, et kui on mingisugune suur sõlmpunkt, et siis 1/3 on selle toetajaid, 1/3 on vastaseid ja 1/3 või vahel isegi rohkem on nii-öelda sellesse küsimusse ükskõikselt suhtuvaid inimesi. Et oli siin Sindi Pais näiteks oli kindlasti üks selline näide, aga on ka teisi asju. Et võtame Pärnu linna, et mul praegu tuli siia sõites, kuna ma sõitsin Paikuselt läbi ja ma nägin seda uut lipuväljakut, tuli meelde see purskkaevu probleem. Et Paikuse inimestele, kes on ju Pärnu linna kodanikud, on see kindlasti probleem. Tõstamaa elanikud, kes on samuti Pärnu linna elanikud, ma arvan, et nendel on enam seal
suhteliselt ükskõik, kas see purskkaev töötab või ei tööta. Et noh, inimlikult loomulikult nad tahaksid, et kui purskkaev on pandud ja paigaldatud, et siis ta ikkagi töötaks, aga Tõstamaa inimestel on kindlasti mureks hoopis, ma praegu pakun, ma täpselt ei tea, et noh, et miks ei võiks olla üks bussiring rohkem, et me saaks Pärnu keskuslinna tulla. Naljakas et hoopis teised probleemid. Mõtlesin sama asja, et bussitransport on kindlasti suurem probleem. et see meie ligipääsetavust vis maapiirkondadest sõltumata sellest, kas ta on linn või ei ole, on ikkagi nagu probleemkoht vist ajast aega ja ei tea, kas sellel üldse nagu leidubki lahendust. Ja, et siis tundub nagu purskkaevu küsimus natukene selline. Tõstamaal väga pikalt ei tasu sellel teemal peatada. Just. Ma olen teise asja peale mõtlema, et kui teid välja, et kolmandik on neid, kes pooldavad, kolmandik on neid, kes on häälekalt vastu ja kolmandik on need, kes on nii või naa, on ju vahet suures plaanis ei ole. Siis ega üldjuhul me ju kuuleme ainult seda kolmandiku, kes on nagu vastu. Et tavaliselt me ju neid, kes on kõigega rahul, väga nagu ei kuulegi. Ja siis me kuuleme neid, kes on nagu vastu ja siis jääb ju selline mulje, et nüüd on ikkagi suur aplaava. Ma ei räägi nüüd konkreetselt purskkaevast, on nagu üleüldis. Ja täiesti aru saada, ma olen seda väga palju kogenud ja sellele ma ei ole leidnud tükk aega nagu seletust, aga ma siin suve alguses lugesin Poola solidaarsusliikumise eestvedaja Lech Walesa intervjuud, mis ta andis Urmas Otile telesaates Carte Blanche. Ja tema oli ääretult tuntud kui Poola kommunistliku režiimi vastu võitleja. Ta oli ülestõusude eestvedaja ja nii edasi. Ja väga tunnustatud tegelane ja ta sai ju tulevikus Poola presidendiks. Ja siis ta ise tõi välja, et olles president nägi ta, kui lihtne on olla millegi vastu ja millegi vastu olla ka häälekalt, kui lihtne see on ja kui raske on teha tublit tööd. Et selles mõttes minu arust see on ääretult täpselt seletatav, miks me märkame vastaseid ja sotsiaalmeedia soodustab seda, et tavaliselt inimesed on kuskil gruppides, kas mingi erakonna grupis, erakonda toetavas grupis, mingi piirkonna grupis ja need kipuvad olema mõttekaaslased. Et kui ollakse millegi vastu, siis selles samas grupis suurem osa ongi need samad vastased. Ja siis tekib pettekujutelm, aga kõik on ju vastu. Sest ma lähen sotsiaalmeediasse ja vaatan minu gruppides, et mina panen üles, et ma olen selle ja selle vastu ja kommentaarid tulevad, kuidas kõik ülejäänud inimesed on ka vastu. Aga lihtsalt need kõik ülejäänud inimesed ei esinda kogu ühiskonda või kaaslinlasi või jah. Teine asi võib seal ka see olla, et inimene, kuigi me oleme koopast välja kasvanud juba väga-väga ammu, aga inimene ikkagi on programmeeritud nägema ohtu ja seda negatiivsust, et ellu jääda nii-öelda. See on hästi loomulik, on ju. Ja siiamaani me tegeleme sellega, kuigi nüüd võiks juba pöörata fookuse hoopis teise kohta, samas teisipidi võib-olla tänu sellele me olemegi üldse elus jätkuvalt, on ju. Eks see on alalhoiu instinkt, mis meil on juba geenides sees, et mul tuli praegu meelde, meil on kodus 2 kassi ja vahel nad ehmatavad, iseennast ehmatavad. Ja kui kellegil on, ma saan aru, sul on koerad, eks, et siis nad tõmbavad kas kuidagi kõht vastu maad või üritavad hästi kiiresti ära joosta. Ja siis me aegalt nagu naerame, et nendele ei ole mitte kunagi, mitte ühtegi ohtu kodus juhtunud, nendega ei ole mitte kunagi mitte midagi halba juhtunud. Aga kui käib mingisugune krõps või pauk, mis nendele jaoks on ootamatu, siis nad reageerivad päästes justkui oma elu. Just. Et jah, nii ta on. Eks inimene on ju samuti loom tegelikult. Et selles mõttes mul tundub, et mida rohkem nagu pöörata fookust nendele headele asjadele, eduelamustele, äkki me läbi sellega kasvatame seda oskust näha ka seda positiivset, oskust näha seda, et ka siis tasub rääkida, kui kõik on hästi, on just, et praegu nagu, kui kõik on hästi, siis me üleliia palju ei väljenda. Esiteks me mõtleme, et issa, mis meist arvatakse, et mul läheb hästi, seda ma küll ei taha, äkki küüditatakse, piltlikult öeldes, eks ju. Et meil on nagu nii palju asju, mida me jätkuvalt nagu kardame, jah, me peame neid nagu teadma ja teadvustama, aga lihtsalt nagu elada kartuses kogu aeg, et mis siis saab, kui ma nii arvan, mis siis saab, kui ma midagi hästi teen, on ju. Et see ei ole ka, mul tundub nagu eriti jätkusuutlik. Sina oled meediainimene
sa tead, et halb uudis müüb rohkem kui hea uudis. Mitte minu meedias. Jah, seda ma usun, et on ka siis eesrindliku meedia esindajad siin ruumis meil praegu, aga eks ta kipub olema, et kui kirjutatakse ikkagi midagi negatiivset, siis vähemalt nii palju, kui mina olen aru saanud, siis seal tuleb ikkagi neid klikke rohkem kui see, et midagi on hästi. Ei oska seletada, kindlasti on sellel ka mingisugune psühholoogiline seletus, miks inimest see rohkem huvitab. Et paraku see nii on. Et hea uudis ei levi nii hästi kui halb uudis või ohtlik uudis. Et ikka öeldakse, et veri müüb millegi pärast. No ma olen see paadunud optimist, võib-olla tuleviku ennustaja ja tahan väga loota, et ühelt maalt asjad muutuvad teistsuguseks ja hakkab see hea uudis rohkem müüma. Aga võib-olla see on ka lihtsalt see, mis jääb minu pettuunelmaks, üldse nagu ei pahanda, kui see ka nii on. Rääkides nüüd veel ka siis kohalikul tasandil poliitikas osalemisest, et oled olnud nii siis linnapea, samas oled olnud ka volikogu esimees, ka praegu oled volikogu esimees, et kumb töö on, ma ei saaks öelda nagu lihtsam, aga võib-olla kumb töö rohkem nagu endale on pakkunud? Jah, ma pean siin tunnistama, et hea küsimus. Jah, et ma olen olnud töötanud linnapeana, praegu olen Tori valla volikogu esimees ja nad kuigi palju erinevad ja kuigi palju on ka sarnased ja ilmselt seda seetõttu, et ikkagi kohalik omavalitsus on suhteliselt väike üksus, kui me siin riigi tasandit võrdleme. Et loomulikult linnapea või siis kohaliku omavalitsuse juht, praegusel juhul siis Tori vald oleks, ta on kiiremini reageeriva organisatsiooni juht. Et seal lahendatakse reaalsed probleeme, seal pannakse paika reaalsed ka lähituleviku ja ka kaugema tuleviku plaanid. Volikogu on ikkagi seadusandlik organisatsioon, kuigi kohalik omavalitsus ei anna välja seadusi, aga ikkagi raamistiku, mille sees toimetab siis vallavalitsus või linnavalitsus. Et kui ma töötasin linnapeana, siis oli Sindis ka abilinnapea ja siis omavahel ikka aegalt ütlesime, et meie oleme need töötunkedes mehed, kes peavad reageerima siis vastavalt siis kas kaaskodanikelt tulnud probleemi peale või volikogu käest saadud suunistele. Aga et volikogu esimees või volikogu liikmed ei ole need tunkedega mehed, kes siis iga asja peale reageerivad. See erinevus on kindlasti olemas, jah. Ma olen ka rääkinud ühe teise kohaliku omavalitsuse küll Pärnumaalt, aga ka pikaajalise volinikuga, kes vist ka kunagi minu mäletamist mööda oli vallavanem. Aga tema tõi väga huvitava sellise nagu fookuse mul, millele ma polnud varem mõelnud. See oli küll nüüd eelmise valimistsükli lõpus, aga ta ütles, et vallavanem on see, kellele volikogu palka maksab. Ja ta ei tohiks seda mitte kunagi ära unustada, kohaliku omavalitsuse juht siis, eks ju. Et kui palju see nagu peab siis paika, et tegelikult volikogu ongi see, kes annab palka kohaliku omavalitsuse juhile nii-öelda. Juriidiliselt nii ongi, aga tegelikult peab vaatama seda pisut laiemalt või vähemalt nii pikalt sees olnud inimesena, ma eeldan, et seda tuleks vaadata laiemalt. Et volikogu palkab enda poliitika ellu viimiseks meeskonna juhi, ehk siis vallavanema või linnapea, kes peab ellu viima nüüd selle volikogu, ehk siis valitud poliitikute suuniseid. Et selles mõttes vastab tõele, siis justkui oleks vallavanem või linnapea siis volikogu palgal, aga siiski ei tohi võtta seda, et näiteks, et volikogu esimees on siis vallavanema või linnapea ülemus. Ei ole. See on võimude lahusust, need on täiesti erinevad organisatsioonid ikkagi. Et mis seal salata, jah, et kohaliku omavalitsuse juht, kui ta on siis kas vallavanem või linnapea, ma kogu aeg pean korrutama, sellepärast ei ole millegipärast head sõna, mis neid mõlemat iseloomustaks. Peab ikkagi lähtuma sellest, mida volikogu ikkagi talle ette on andnud ja kui seal tekivad konfliktid, paistab, et Pärnus praegu selline situatsioon realiseerub. Mis need tagamaad on, seda on kindlasti raske mõista nendele, kes seal sees ei ole täpselt. Ja see, ma arvan, et ei ole ainult nagu
Pärnus teemaks, et seda on läbi ajaloo olnud erinevates kohalikes omavalitsustes. See on üldiselt jah, aga mida ma siiski kordan, et volikogu esimees ei ole vallavanema või linnapea ülemus. Et ikkagi vallavanem linnapea korraldab ise oma tegevust ja siis see tegevuse tulemus peab sobima volikogu enamusele. Ikka mõnusalt suur, keerukas segamini. Jutt on nagu segane, aga kui minul on lihtne, kuna ma olen seal sees, mina saan sellest aru, et pilt on iseenesest väga lihtne. Aga jah, kui seda seletada ja üritada kuulata, siis võib-olla nii-öelda väljaspoolt inimesele natukene keerukas. Tunnistan ise ka. Selles mõttes on volikogu istungid reeglina ikkagi võimalik jälgida ka reaalajas, et tasub neid asju nagu vaadata ja kui vähekenegi endale huvi on, et siis see on nagu see koht, et tundub, et nii kaua kuni see otsus mind ei puuduta, ega ma siis väga ei huvitu ka sellest on ja see on hästi inimlik, sest et tegeleda nende asjadega, mis on nagu kiiremad nii-öelda järjekorras on ju, kuidas lapsed kasvatada, kuidas tööl käia ja nii edasi. Et mul tundub, et see kohaliku poliitika jälgimine, kui just endal mingisugust suuremat eesmärki sellega ei ole, et siis see on, ei ole väga tavakodaniku teema nii-öelda. Ütleme jah, et tavakodanikul siis linnavalitsus või vallavalitsuse asja on ju väga harva. Et kas see on siis sotsiaalküsimused, on need ehitusega seotud küsimused või mõned muud, et enamikku hulka tavakodanikest ei puuduta, kes seal majas töötavad, kas uksed on lahti või kinni, et nad tavaliselt ei tea. Ja kohalik omavalitsus siis toimetab järelikult ju väga hästi, et järelikult teed on korras, kraavides jookseb vesi ära, talvel pole libe ja lumi on koristatud, kool on avatud, lasteaias on piisavad kohti, nii edasi, huviharidus on tagatud. Et siis toimibki hästi ja inimesel nii-öelda vallamaia või linnavalitsusse asja pole. Aga need inimesed, kellel ikkagi on tarvidus käia, siis on väga erinevaid inimesi, kes tulevad siis oma probleeme selgeks tegema, et kes tuleb rahulikult küsima, et kas ta abi saab ja on inimesi, kes tulevad uksest sisse ja juba nii-öelda torm on lahti, et eks ta niimoodi ole. Aga jah, ma pigem arvan seda, et kohalik omavalitsus toimetab siis hästi, mida vähem inimestel on valitsusega asja. Jah, ja siis võib-olla tihti tõidki ka enne välja selle mõtte, et üleliia palju nagu ei teatagi, mis seal majas nagu toimub, et olles ka ise hästi põgusalt olnud ühes kohalikus omavalitsuses ninapidi sees nii-öelda ja tõesti need probleemid on nagu seinast seina, kas või elementaarne asi, et üks elanik ütleb, et ma panen enda tee kinni ja kogu lugu ja teised sealt läbi ei saa ja siis on vallavalitsus see, kes peab sellega tegelema. Olema see piltlikult öeldes lapsehoidja või diplomaat või ma isegi kujuta ette, mida siis välja nuputama, et see tee teistele vallakodanikele ikkagi lahti oleks, on ju. Et selliseid asju, üleliia palju me ei tea, mis tegelikult tehakse nende 4 seina vahel, on ju. Aga kui seda korraks nagu ise näha, siis mõtled küll, et issand jumal, et see on ka päris põnev koht, kus kohas töötada nii-öelda. Jah, et huvitava näite tõid, et mul tuli muidugi jälle enda töökogemusest meelde sõna otseses mõttes juhtumeid, kus tee ongi reaalselt kinni pandud ja nii-öelda ülejäänud küla on pidanud parkima auto siis maantee peale. Olen reaalselt selliste sündmustega kokku puutunud ja see on jah, selline paras diplomaatia, sellepärast, et päeva lõpus peavad kõik osapooled siiski tundma, et nendele ei ole ülekohut tehtud. Et jah, see oli sul väga, väga tabav näide, aga on ka muudes valdkondades, et kus inimesed probleeme välja toovad, et mida mitte samas situatsioonis olev inimene ei pea üldse probleemiks. Üks näide on bussipeatus, et kui ühes kohas on küsimus, et kas bussioote paviljon paigaldada või mitte, et siis inimene, kes elab 3 kilomeetrit eemal, aga samas omavalitsus ütleb, et miks sinna bussioote paviljoni vaja on. Aga see perekond, kes saadab oma last kooli ja tahab taotta teda vihmase ilmaga samuti kuivalt kooli, siis ta ootab, et seal oleks bussiootekoda.
No üks suur probleem on see, et see rahapütt nii-öelda, milles siis need Exceli read nagu vormuvad, et see on ju piiratud. Et see ei ole niimoodi, et ilmselt kohalik omavalitsus hea meelega täidaks kõik nii-öelda soovid ja lahendaks kõik probleemid ära, on ju. Aga seda ei ole võimalik, sest et lihtsalt on piiratud. Nii nagu see on, nii nagu see pütt on, nii ta on ju. Et kuidas sealt sees teha neid otsuseid, mis siis nagu enamusele on nagu head, on ju, et see sama bussiootepaviljon. Teine ütleb, et kuule, aga mul on tee ots palju kehvemas seisus praegu, on ju, et mul oleks nagu seda vaja. Et kuidas seal siis leida see hea tasakaal nii-öelda? No vot, selleks ongi Eestis demokraatia ja valimised iga 4 aasta tagant. Et kui me räägime ikkagi kohalikust omavalitsusest, siis volikogu ju moodustub kaaskodanikelt saadud häälte arvu järgi ja volikokku saavad need inimesed, kes kõnetavad kõige rohkem kaaskodanikke ja tavaliselt siis moodustub enamuse valitsus. Ja seesama valitsus peabki siis tundma oma valijate ootusi. Et ei saa öelda, et volikogus on koalitsioon ja opositsioon ja koalitsiooni liikmed mõtlevad ühtemoodi ja opositsiooni omad on need, kes mõtlevad alati teistmoodi. Ei, et kui sa siin enne tõid välja, et tavaliselt on võimalik volikogu istungit ka otse jälgida. Jah, on võimalik jälgida. Ja enamus küsimuses koalitsioonil ja opositsioonil lahkelisid ei olegi. Et hääletatakse täiesti ühiselt asjade poolt või vastu, mis on täiesti tavaline elu osa. Ja siis on mingisugused küsimused, kus tekivad väga teravad arutelud, konfliktid, kes esindabki nüüd piltlikult öeldes seda bussiootepaviljoni ja siis teine seltskond, kes esindab seda katkist tee otsa. Ja nüüd ongi küsimus, kumbasid on volikogus rohkem. Et eks ta niimoodi kujuneb. Muidugi see oli ääretult jäme lihtsustus kõigele sellele, et kuidas volikogu või valitsus toimetab, et ja volikogu tööd tasub teinekord jälgida, sest et siis kuidagi nagu hästi selgelt joonistub välja, et opositsioonis kipuvad ühed samad inimesed kogu aeg küsima. Ühed samad inimesed kogu aeg nagu, mis ühelt poolt on nagu hea, nad toovad probleemkohti, selle see ongi eesmärk, eks ju. Aga teinekord on ka see natuke nagu naljakas jälgida, et kas see oli päris küsimus või oli see retooriline või mis selle nagu eesmärk oli. Et tegelikult on seda päris vahva teinekord isegi jälgida. Jah, absoluutselt, et eks ta ole natukene ju selline reality show moodi, et kujunevad välja mingisugused rollid ja need rolli osatäitjad siis, kes teeb oma osa paremini, kes teeb halvemini ja kellel ongi piltlikult öeldes rolliks olla seisev kuusk laval. Et, ja kelle rolliks on olla siis peaosatäitja. Eks ta niimoodi ole, et eks seda võetakse ka ikkagi oma valijatele näitamise võimalusena. Et mis seal salata, et kindlasti peale seda, kui volikogu istungid on internetis ülekantavad ja jälgitavad, siis kindlasti seda nii nimetatud show'd on saanud rohkem. Aga teisipidi, kui tänaval kokku saadakse, räägivad nagu vanad sõbrad terve kogu aeg on ju, et ei ole ühtegi ja mitte nagu vanad sõbrad Viimsele liikva kontekstis, vaid nagu vanad sõbrad nagu heas mõttes on ju. Ja seda sama on ju ka Riigikogus, et need inimesed, kes suures saalis üksteisega sõna otseses mõttes vastanduvad ja vahel ääretult emotsionaalselt, siis saalist väljapool, kus on siis ka kohvik, võivad järgmisel hetkel need samad inimesed istuda võib-olla ühe laua taga ja joovadki kohvi ja arutavad muid asju, et kõik on ju inimesed. Et kuigi ma ütlen, et Riigikogus öeldi mulle pidevalt, et on 2 Riigikogu liiget, keda ei tohi 2 pimedasse tuppa jätta, aga ülejäänud saavad üksteisega väga hästi hakkama. Minust on see natuke nagu koomiline, selles mõttes, et teedki väga kihvti asja välja, et saalis ollakse nagu nii kirglikud vastased ja siis ühise kohvilaua taga on nagu head tuttavad, on ju. Et mulle pähe lühise. Selles mõttes, et kuidas see võimalik on, et kas see roll on siis nii tugev, et see roll ühes kohas kanda seda maski ja mitte üldse halvas mõttes, me kõik anname kogu aeg maski, eks ju. Ja siis järgmisel hetkel nagu võtta hoopis teine mask ette, et siis ma mõtlen, et kes sa siis päriselt oled? Võib-olla hästi lihtsustatud jälle öeldes, et suures saalis põrkavadki ju maailmavaated.
mitte inimesed isiklikult, et ma ka Riigikogust mäletan seda aega, et mul tuli fraktsiooni nimel esitada üsna kriitiline sõnavõtt arutletavas küsimuses. Ja kuigi seal väga tihti fraktsiooni nõunikud teevad ka teksti ette, mida siis mõned Riigikogu liikmed lähevadki pulti ja loevad üldse esimest korda sealt maha, teadmata, mis seal kirjas on. Aga mul oli ikkagi see, ma enne lugesin läbi ja enamasti ma korrigeerisin seda teksti päris palju. Ja ma tegin selle teraviku pisut teistsuguseks. Ma jätsin ära selliseid isikuid ründava osa, ja osundasin või ütleme teraviku suunasin eelnõule kui sellisele. Ja eelnevalt, kui ma pulti läksin, siis ma ütlesin ka saalis istuvale ministrile ära, et ma esitan seal kriitikat. Ma ei esita kriitikat sinu pihta, ei esita kriitikat ministeeriumi ametnike pihta, aga eelnõu sisule ma annan tuld nii-öelda. Ja ma sain aru, et ta väga hindas seda, et ma ei läinud isiklikuks. Aga kui sa oled jälginud istungeid kas siis volikogus või Riigikogus, siis kõige halvem on see, kui minnakse isiklikuks. Seda esineb. Mulle tundub, et sellist asja varem ei olnud, nagu enne muistsel ajal nii-öelda. Et kuidagi oli ka vastastiku austust saalis rohkem. Et nüüd, kuna ongi kõik võimalik vaadata ja kuna ka värvikirevus, nagu inimeste elualade varieeruvus on nii suur, kes kõik on nagu Riigikokku nagu kokku saanud lõppkokkuvõttes, et ei ole ju ainult klassikalises mõttes poliitikud, eks ju, et seal on väga palju erinevaid elualasid. Ma katkestan sind, kes on klassikalises mõttes poliitik? No see, kes on ikka õppinud ja kuidagi nagu Kas poliitikuks õpitakse? No ma ei tea, võiks ju eeldada, et see on natuke nagu oma tausta sügavamat. No võt, see ongi üks, ma küll katkestasin sinu mõtte, aga see on minu arust hästi intrigeeriv. Ja ma olen seda ääretult tihti ka ise üritanud kellegagi arutada, et see sama küsimus, mis ma ka siin intervjuu ajal varemalt rääkisin, et me suhtume teatud Riigikogu liikmetesse, et tema ongi see poliitik, tema on see päris poliitik. Ja siis on mingisugused mitte päris poliitikud. Ja siis korra tuletame meelde, et kas ülikoolides saab õppida poliitikuks? Ilmselt mitte. Et sa saad olla mingisuguses valdkonnas, mida sa oled õppinud suur ekspert. Ja ilmselt see nõuabki siis mingisugust võib-olla karismat ilmselt, mis on ääretult vajalik poliitikule ja siis valdkonna tundmist, mida sa esindad ja siis ka meedia mängib hästi suurt rolli siin. Et kas teatava teema puhul pöördutakse pidevalt ühtede ja samade inimeste ehk siis poliitikute poole, mis kujundabki sellise arvamuse, et võt see inimene on selle valdkonna ekspert. Tema on siis see päris poliitik. Nii et see on minu arust huvitav filosoofiline küsimus. Keda mõista päris poliitikana? No võt, see on see kuvand, mis on jäänud on ju tõesti. Aga nüüd tules tagasi selle mõtte juurde, et siis et sellist nagu ärapanemist isiklikul tasandil nii-öelda, et seda on nagu nüüd palju rohkem. Et võib-olla tõesti see, et ideoloogiad põrkuvad rohkem, kuna me ei pea tegelema riigi ülesehitamisega ja nii edasi on ju. Aga kuidagi nagu seda härrasmehelikust võib-olla siis on jäänud nagu vähemaks. Kahju tunnistada, aga pean sinuga nõustuma, et ka mulle on jäänud selline mulje, et on nii-öelda seda, nagu sa nimetasid, härrasmehelikust vähem. Aga kui me praegu vaatame ka Pärnut, siis mulle tundub, et need nii-öelda võitluspaarid, kes alles 3 kuud tagasi ütlesid üksteise suunas ikka väga suuri teravusi, suudavad nüüd istuda ühe laua taga ja sõlmida koalitsioonilepingut. Et see näitab ka seda, et poliitika on ikkagi kompromisside tegemise kunst. Ja mõni ütlebki, et aga ma võitlengi oma maailma vaatest nii kirglikult, et ma nii-öelda panen kogu arsenali mängu ja kui on vaja, siis ma ründan ka seda ministrit või linnapead või abilinnapead, vallavanemat otse, et ta ei häbene ja kui tal on selle tõttu rohkem valijaid kui poliitikul, kes istub tema kõrval ja ei kasutanud seda relva, siis ta on ju enda pildi järgi käitunud õigesti. Kuigi ma ei poolda seda absoluutselt, nii kui ma ennegi selle näite tõin, et minu eesmärk on olnud alati lähtuda sellest, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Et kui sa seda ei unusta, siis ilmselt on see pilt natukene
inimlikult. Seda ma mõtlengi, et kui korraks nagu mõelda selle, et aga mis tunde see teises inimeses tekitab nii-öelda. Et jah, võib-olla kui keegi, kes ei ole kunagi olnud see rünnatav nii-öelda, ta ei teagi üldse, tema nagu, ta on neutraalne osapool selles. Aga see, kes siis nagu võetakse isiklikult pihtide vahele nii-öelda, see ei ole hea tunne. Selline asi nagu ketrab inimese peas veel aastaid teinekord, kui ta sellega ei tegele, on ju. Et mul nagu tundub, et see liiga kergekäeliselt lastakse ka riigi tasandil poliitikas läbi seda ka teiste poolt. Et kui ründab, mis siis ikka, et las ta siis teeb, on ju. Et väga võib-olla see on just see koht, kus nagu peaks nagu tooma nagu veel rohkem fookust sellele ja rohkem korrale kutsuma, et mis on nagu inimlik käitumine ja mis on see nagu ideoloogia eest nagu võitlemine nii-öelda. Aga küsimus ongi, et kes on need korralekutsujad? Korralekutsujad saavad olla valijad. Kui valijad valivad jätkuvalt inimesi, kes on teada-tuntud sellised ründajad või sellised bravuuritsejad, siis järelikult on tema käitumisele ju poolehoid üsna suur. Et kas see on pikaajaline, kas see on siis nii-öelda seadusloomele või poliitikale kasulik või kogukonnale kasulik, on ise küsimus. Aga kui see garanteerib talle hääled, siis ta ei saa nii-öelda tagasisidet, et ta käitub valesti. Ja kui teine osapool ütleb, et see ei ole nagu päris normaalsed, et sa niimoodi käitud, siis ta ütleb, et aga me olemegi erinevad, eks, et mina võitlen oma asjade eest. Et see on selline õrn teema ja näha siin seda nii-öelda punast joont, kus ühel pool on head ja ühel pool on halvad, on ääretult raske, sest ühel hetkel võib see täpselt vastupidi osutuda. Hästi halb on see, kui käitumine võetakse üle, et kui rollid vahetuvad, et see, kes enne oli opositsioonis, on ühel päeval koalitsioonis ja vastupidi ja see jätkub, siis on muidugi kahju. Ma ei mõtlema selle valija peale, et mis see siis näitab meie inimeste kohta, kui me valime bravuuritsejaid, see on päris kurb, kus me siis ju oleme. Järelikult on üks osa ühiskonnast meil need bravuuritsejad ja bravuuritsemise pooldajad, et poliitikud on muidugi selline hea lihtne märklaud ka. Et kui inimesel elus ei lähe just kõige paremini, siis enne kui inimene hakkab ennast süüdistama, on ääretult lihtne võtta poliitik ja hakata süüdistama poliitikut, et tema on süüdi, tema mitte nii heas elujärjes näiteks. Ma mõtlengi, et selle kõige sees, sa oled juba nii kaua olnud, et miks sa vabatahtlikult tahad teha seda? Või on sul nagu siiamaani pigem nagu hästi läinud? Ei, selles mõttes, kui ma töötasin linnapeana, et see ei olnud kerge. See oli ääretult raske, aga nagu ma enda kohta ütlen, et töö tegemise vastu mul ei ole kunagi olnud midagi, et ja kui ma tööd teen, siis ma teen seda nii hästi, kui ma suudan ja kui ma oskan. Et ma olen ju sattunud oma selles nii-öelda avalikus sektoris töötamise ajal ka Pärnu linna, ma olen olnud siin abilinnapea, olen Põhja-Pärnumaal olnud abivallavanem ja ka nendes omavalitsustes ma olen vähemalt oma teadmiste juures andnud oma parima. Et ei ole siin olnud seda, et nüüd need probleemid oleksid väiksemad nendest probleemidest, kus ma päriselt elan, et siis Sindi linnas või Tori vallas. Et kui anda endast parim ja sa tead, et see ongi see, mida sa suudad teha, siis ju ei ole mõtet ise endale etteheidet teha või siis lähtuda sellest rünnakust, mida keegi on sinu suunas teinud. Kui sa tead, et see ei ole näiteks tõsi, millele tema osundab või kust suunast ta ründab, siis on sellest kergem aru saada. Et see vist ongi see paks nahk, eks ju, et aga jah, eks me kõik teeme seda, kuhu me oleme ühel hetkel sattunud, et ma ühe näitena toon ikka seda, kui öeldakse ka, et poliitik, et küll ta läheb ühest kohast teise tööle või nii, et võtame kas või näiteks, kes on ühel hetkel olnud viiuldaja orkestris. Ja kui ta sellest orkestrist ära läheb, siis väga suure tõenäosusega ta mujale läheb samuti viiuldava. Mitte ei hakka trumme mängima, kui ta ei ole just multiinstrumentalist. Et poliitik on ka, et kui sa oled selles valdkonnas sees, sul on tekkinud kogemus, ekspertiis, kontaktid, võrgustik, siis on võimalik seda teha hästi. Ühel teemal veel peatun täna, kuigi mul oli esiti plaan hoopis laiemaks võtta, aga me oleme kuidagi väga poliitika keskeks jäänud, aga ju pidi täna nii siis olema. Et Tori vallavolikogu esimees, et kui me enne siin salvestama hakkasime, siis sa tõid välja, et see on palgaline ametikoht. Tavapäraselt ma nagu
ei tea seda väga palju, aga võib-olla see on ka see, et minu teadmised on piiratud, mis on ka täiesti okei, ma ei saa kõike teada. Et mis see taust on? Jah, et üldiselt või tavaliselt volikogu esimees on volikogu esimees mingi muu töö kõrvalt ja saab siis kompensatsiooni tasu siis kas volikogu istungi läbiviimise eest või siis kui on ka mingisuguseid muud kohustusi volikogu esimehel. Aga et kui me nüüd selle valimise järgselt Toris koalitsiooni kokku panime, siis sai ühiselt arutatud, et volikogu esimehele anda lisaülesandeid ja mida reaalselt ma ka siis igapäevaselt teen, siis võiks olla palgaline volikogu esimehe koht. Ja ta ei ole Eestis ainulaadne, neid kohti on veel. Tallinna linn on võib-olla selles mõttes võrreldamatu suurus, aga mis on elanike arvelt lähemal, näiteks on Rakvere, kus on samuti, seal on volikogu esimees olnud palgaline juba vist rohkem kui 10 aastat. Nii et see ei ole midagi tavapäratut, aga ta ei ole ka väga laialdaselt kasutatud. Aga see ongi siis nii, et kui selle valimise järgselt sai kokku lepitud, et nüüd ta nagu jääbki nii või ainult siis selle tsükli jooksul või kui järgmine valimiste periood algab, et siis otsustatakse see uuesti või kuidas see nagu planeeritud on? See sõltubki nüüd volikogust ja volikogu tahtest, et praegune volikogu on selliselt oma tahet väljendanud ja see natukene oli seotud ka minu isikuga, et kuna ma Riigikogust tulin, siis üks tööülesanne, mis mul on läbi vaadata siis riigi poolt tulevad eelnõusid ja anda nendele kas kooskõlastusi või siis kommentaare. Et siis leiti, et võib-olla inimene, kes on Riigikogust tulnud, on paslik neid eelnõusid läbi vaatama. Taustsüsteem on lihtsalt teine. Selles mõttes see peaks väga huvitava teema juures. Ma korra veel nüüd räägin sellest suurest Peetrist ja väiksest Peetrist teise küljalt. Et ma olen aru saanud, et kui riigil on plaan või eesmärk mingis piirkonnas öelda, et võt see maatükk on nüüd riigi oma, siis kohalikul omavalitsusel nagu eriti sõnaõigust selles kohas ei ole. Kas ma olen õigesti aru saanud? Olles valdkonnas sees, ma vajaks rohkem informatsiooni. Et päris niimoodi ei ole, et riik tuleb ja ütleb, et seda tükki on mul vaja ja ma võtan käest ära. Loomulikult on olemas seaduses selline asi nagu sundvõõrandamine ja see õigus on ka kohalikul omavalitsusel. Loomulikult ei võeta kelleltki maad käest ära nii-öelda jõuga, vaid üritatakse kõigepealt kokkuleppele jõuda. Kui kokkulepet ei leita, siis seaduses on täiesti paragrafid olemas, kuidas ja mis metoodikaga siiski on võimalik sundvõõrandamine läbi viia. Seal on siis õigustatud kompensatsioon. Et võib-olla siin näitena on paras tuua siis Balti raudtee jaoks tarvis olevate maade võõrandamine, kus on näiteid mõlemat pidi, et kus on jõutud kokkuleppele, loomulikult teatava rahalise kompensatsiooni järgi ja kus on rakendatud siis sundvõõrandamist. Et selles mõttes ma tulen jätkuvalt selle juurde, kui heas riigis me elame, kui tugev on meie riigi demokraatia. Kindlasti on neid kuulajaid, kes praegu lähevad pisut närvi ja ütlevad, et mina tahan elada teistsuguses riigis, aga see selleks, et meil ikkagi eraomandit või ka kodaniku seadus täiesti kaitseb. Et ei ole niimoodi, et riik teeb seda, mida tahab. Ja muidugi küsimus on selles, et mis asi on riik. Riiki juhib ikkagi valitsus, eks ju, et seal on samamoodi inimesed meie keskelt, kes on saanud mandaadi valijate poolt, et selles mõttes mina julgen Eesti riiki olenevalt sellest, kes on valitsuses usaldada. Nii et selles mõttes meil on kõik hästi. Nii et see väide, et riik tuleb ja võtab maa ära, on nii jäme lihtsustus, et ma pean ütlema, et nii see ei ole. Väga hea, kuule, mul tundub, et see on imeilus mõte, mille pealt kokku võtta täna, nii et siis täna võtame jutu järje kokku ja mina tea, võib-olla kunagi tulevikus räägime siis ka muudest teemadest. Ja mina tänan samuti kutsumast ja ütlen ausalt, et ma ju mõtlesin ka küsimusi ette, et mis võivad tulla, siis ma ei uskunud, et me üle tunni aja selliselt teemasid arutame. Nii et ma veel kord tänan. Aitäh!